Tere armsad Puuduta mind saate vaatajad ja täna on siis minu ja Dali külaliseks Aveli Jänes. Tere tulemast. Tere armsad naised, rõõm siin olla. Ja lugesin 2 korda su nime algul, mõtlesin, kas tõesti Aveli Jänes tuleb, et järsk on veel keegi teine Aveli Jänes. Et me oleme ju harjunud siin nägema hoopis meie asemel võib-olla, et intervjueerijana paljudes saadetes ja ilusaadetest just ja armastuse saadetes ja teekond iseendani ja mida kõike. Ja nüüd voilà, hopsti, teisel pool ja märksõnaks videoteraapia. Samas, kui ma ütlen selle videoteraapia välja, siis loomulikult ma sain kohe aru, aga kes siis veel, kui mitte sina? Täpselt. On ju nii, et ma ei tohi nii palju iseendast rääkida, ma tean, aga sorry. Et ma olen alati mõelnud, et mis hirm mul on, et kui ma käin kuskil saates esinemas või teen mingit saadet, et ma ei julge ennast pärast hiljem vaadata. Ja mõned inimesed ütlevad et nemad ka ei vaata, saatejuhid on ju. Teised ütlevad, et nad vaatavad ja väga hoolega. Ja loomulikult nad õpivad ju sellest. Nad näevad iseennast peegelpildis on ju teistsugusena ja saavad siis teha, korrigeerida mingeid asju ja nii edasi. Ja nüüd sina teedki sellist asja järsku. Et räägi natukene lähemalt videoteraapia, mis asi see on, defineeri meile lahtise. Ma olen tegelikult selle nagu pikemalt nimetanud enesekogemuslik videoteraapia. Aga tegelikult ma tahtsin küsida täpselt, et kas te nagu ise vaatate oma videosid või? Ei vaata. Anu, see pole päriselt kunagi vaadanud. No siis, kui kogemata kuskilt tuleb, et mul on telekas lahti või tead, klõpsan teleka käima mingi hetki sealt ma vaatan, siis ma jään nagu korraks vaatama, et okei. Aga tavaliselt see on juhtunud juba, see on olnud. Ja mis inimestega juhtub, on see, et see, mis on olnud, see on läinud. Et võib-olla mul on pigem mitte see, et ma nii väga kardaks, aga see on juba tehtud. Nagu vana sina? Ja vana mina, see ei ole enam mina. Ongi kõik ja nii lihtne see ongi. Kuigi samas ma tean, et ma peaksin vaatama. Et kindlasti teeksin asju teistmoodi. Kui mitte midagi muud, siis sätiksin võib-olla soengud teistmoodi, teeksin teistsuguse meigi ja nii edasi on ju. Et sellised väiksed nüansid ka. Et mitte ainult see, mis ma sealt suust välja ajan loomulikult. Aga see on ju geniaalne idee, videoteraapia. No ma ütlen kogu aeg nüüd lühendatult. Ja ütlemegi videoteraapia. Ja, et see on ju geniaalne, et ma ju lugesin selle teksti läbi ja sain täpselt aru ja kindlasti sina, kuidas sina aru said, Dali? No mina saingi aru, et see on, et kui ma seda lugesin, et siis ma saingi aru, et ongi 2 moodi, et kas siis on see, et see video teel teed inimesele teraapiat või siis ongi see, et saame kokku ja siis kuskil nii, nagu meil siin need kaamerad on ja need ka salaja keegi mind filmib ja siis pärast salaja, lõpeta ära. No seal teraapias nagu seda võib mõelda nii, või piilukaameraga. Varjatud kaameras, vaata. Ja siis pärast on see õudne aeg, kus ma pean hakkama vaatama ennast ja siis pean... Ja mitte ainult vaatama, vaid koos Aveliga ja siis tahtsate analüüsima. Siis analüüsima, kuidas kõike justkui, et mida kõike ikkagi valesti tegin ja mida see kõik mu lapse põlve kohta räägib ja kui pekki mind on ikka keeratud ja kõik need asjad. No läks täppi. Ühesõnaga, aga ühesõnaga tegelikult on nii, et Anu, kui sa vaatad ennast sealt saatest või kuskilt, siis tegelikult sa oled rollis. Ma olen ka praegu rollis, te olete praegu rollis. Me ei ole nagu selles mõttes teraapia ruumis ja meediateraapiat ja see on jumalast okei. Et me kasutame ju erinevaid rolle endas ja siis, et see on eraldi teema, et kuidas seda lihvida. Aga nüüd see hetk, et see videoteraapia on see, et ma nagu eraldan inimese hetkeks temast endast. Et ta nagu näeb ennast kõrvalt, aga ütleme, alustame alguses. Alustame alguses. Tõesti, ma olen nagu ise kuidagi tuli mulle see meetod. Ma nimetan seda ka uue ajastu meetodiks. Ma tean, et seda tehnikat kasutataksegi näiteks näitlejad, et kas nad näitlevad üle või nad näitlevad ala. Aga kunagi ei ole see, et aga kui mul on mingid hingeteemad ja nagu päriselt mingid sügavad protsessid või näiteks ma ei saa aru endast, siis videoteraapia tuleb hästi suures osas appi. Kas see võib olla sellise efektiga, et vaata, et kui näiteks teie omavahel räägite, Anu kurdab mingit muret, on ju, siis mina kõrvalt vaatan, siis ma täiega tean, mis see lahendus võiks olla. Ja siis nüüd, kui me oleme seal videoteraapias, on ju, siis mina siis nii-öelda näiteks kurdan sulle ma muret ja kui ma siis vaatan pärast videona, siis ma nagu astun endast välja ja ma vaatan, et mis sa jutustad, ma tean täpselt, mis sa tegema pead. Sul tekib, et kõikidel tekib läbinägelikkus enda suhtes.
ehk nad ei võta ennast nii isiklikult, nad vaatavadki nagu võõrast inimest, hästi palju on öeldud, et nad räägib, et ma ei usu teda, et räägitakse nagu endast kolmandas vormis nagu, et ma ei usu teda või et tulevad nagu esile hästi veidrad, et tohutult palju infot annab, sest see nagu see videoteraapia nagu kaardistab sind ära. Mis on sinu nagu need kitsaskohad või milles sa nagu, aga ma ei räägi siin ainult nagu välimusest või eneseväljendamisest, aga kui kõik räägivad, ühesõnaga tegelikult, mis me räägime, need küsimused on ju ka ikkagi väga personaalsed ja need tulevad ikka vastavalt sellele, millega see inimene nagu et sul ei olegi sellist paberilehte nagu stampküsimused ja need ma esitan ja siis see vaene inimene peab hakkama seal. Vaene inimene. Aga ei, tegelikult on ikka nii, et kui inimene tuleb, siis me vestleme ja tead, joome teed ja räägime ja ikkagi see, et mis kohas ta praegu on, sest kui ta praegu on nagu avatud, kas te olete tähele pannud, sina kindlasti, et võõraste inimestega ollakse emotsionaalselt lähedasemad kui oma inimestega. Lihtsam on olla, neid lugusid on vähem. Täpselt. Ja kui inimene tuleb, siis ta tegelikult nagu räägib ära, et näiteks mul on olnud siin üks naine suure tervisemurega on olnud selline, et paigalseis, ma ei tea, kuhu edasi, siis nagu ideaalne meetod saamaks nagu siukse nagu vurtsu edasi. Ja see on nagu muidugi kõik kardavad seda, sest nii õud on ju tulla kuskile kaamera ette, aga see ei ole selline, et keegi tuleb kaamera ette. See ei hakka levitama ju neid, Täpselt. See tuleb kindlasti. Aga ühesõnaga me räägime alguses ja siis mul nagu tekivadki mingid sellised juba nagu nüansid, mingid küsimused. Ja siis tegelikult ühel hetkel ongi see, et mõtlen, kuule, nüüd vahetame asukohta, sest asukoha vahetus on ka millegipärast hästi oluline, sest ta ei jää nagu sellesse vanasse loosse kinni, vaid me vahetame asukohta, tead, mõnus, ubane ja turvaline olemine ja ruum on ju. Ja siis ma panengi tegelikult kaamera enda kõrvale. Ma istun ikkagi kaamera kõrval. Kaamera on ära programmeeritud, tema on nagu hästi oluline osa. Ja tead, kui ikkagi kui kaamerad käivad, siis üldjuhul on nii teistsugune tunne tuleb alati kõigil sisse. Nagu, mida hästi paljud kardavad, on see, et seda kaamera krampi. Seda ei ole mitte ühelgi minu nagu kliendil olnud, mitte et see on nii nagu meie peas, et me arvame, et me hakkame kartma ja hakkame pudistama. Ja siis läheb see kaamera nii sujuvalt käima, tõesti kedagi ei ohusta see kaamera. Ja siis me räägime. Ja see intervjuu umbes, ma teengi nagu intervjuu küsimustega, et arutle või räägi mulle seda kohta veel, et ma tegelikult saan aru, kuhu ma tahan teda juhatada, aga ma ei saa talle öelda seda, sest ma arvan, et kui inimene nagu enda sees taipab pärast selle vaatamist ise ära, siis sellel on väärtus. Ja siis ütleme nii, et mul on mõned nõksud, mida ma teen kõigiga seal, ehk siis, et kuidas sul tekiks enesenägelikkus, aga hoopis teisest nagu küljest ja see on toonud kaasa hästi palju ja ägedaid nagu protsesse ja hästi palju annab teada sinu enda nagu selle kohta, et kus sa siis nagu oled, mida sa nagu või kus sa nagu asetsed või mis suhe sul tegelikult endaga on. Ja siis, kui see filmimine on ära, siis ma krõpsti arvutist näitan siis talle seda. Kohe sinna otsa vaatate suhteliselt kohe otsa. Oota, kui pikk see umbes või on? Ütleme 15, 20, 30 minutit. Ja täitsa nagu täpselt nii, nagu see tuleb, on ju. No ja siis jõuate üle vaadata ka tunni ajast, oleks päris mahukas üle vaadata, on ju. Ja vahest on niimoodi, et selle käigus inimene läheb nii tugevasse protsessi, sest see kaamera mõjutab, see on nii hämmastav, aga ta loob ruumi hoopis teistsuguse energia. Ja kui tulevad protsessid ülesse, siis ma krõps teen talle väikese sellise sisekaemuse ja me lahendame ära juba seal mingid kitsaskohad, nagu kohe, mis tulevad üldjuhul lapsepõlve teemad. Lahendame nagu ruttu ära, sest vaata, kui ei ole aega mõelda, et näiteks, et ma lähen nüüd rännakule ja siis ma nüüd hakkan lamama ja hakkan nagu siin lõdvestuma, aga ma olen nagu tähele pannud, et kui asjad tulevad ootamatult, siis minnakse nii sügavastesse protsessidesse, sest su meel ei ole jõudnud nagu hakata seda analüüsima, et mis nüüd hakkab toimuma. Ja see on kuidagi nii nagu võimas olnud. Ja siis on niimoodi, et need jäävad ka kõik üldjuhul. Vahest on hästi tihti on niimoodi, et ma teen nagu intervjuu, siis tuleb protsess peale, ma panen kaamera kinni ja pärast protsessi me vaatame, hakkan uuesti filmima, et kuidas ta siis ennast tunneb või mingid selliseid asju. Ja siis, kui ma tal hakkan seda näitama, seda videot ja teda ennast,
siis üldjuhul esimene asi, mida nähakse, välimus. No, ma ütlesin, see on tõsi, me ei saa, me nagu see karjub lausa nagu kuidagi ja muidugi enamus inimesed vaatavad ennast, et no ma ei tea, no küll juuksed on nii ja miks ma nii ja. Aga kas mõni vaatab ka, et issand, ma olen nii nunnu? On nagu sellist reaktsiooni ikka ka. Nii tore, et on siukest ka, et ei ole ainult siuke enesekriitika. Ja mõtlen, mul on käinud väga paljud terapeudid, üliteadlikud inimesed, kes endaga tegelevad, siis nemad isegi saavad nii palju sellist enesearmsust juurde ennast vaadates ja kuidas nad jagavad ja nad on nii südames, siis see on huvitaval kombel, isegi neid tõstab see. See on hästi äge. Et see nagu kõigil on nagu et ma ei ole kogenud kordagi, et see oleks nagu maha visatud või et selles ei oleks mingeid teemasid. Ja ühesõnaga huvitav, ma ütlen siia juurde ära, et kui sa käid selles videoteraapias, siis see jääb sulle nagu kumama hästi lühikeseks ajaks, mingiks nädalaks, jääb see kumama see, mida sa nägid, kuidas sul oli, mida sa enda kohta teada said. Et see on ka hästi huvitav, et üldjuhul ma olen ise ka ju kogenud erinevaid teraapiaid, siis mul ei ole kumama jäänud tükiks ajaks mitte midagi. Ta on ikkagi nii tugev enda kõrvalt vaatamise kogemus on ju, et me tihtipeale nagu öeldakse, et me tegelikult ei näegi ennast nagu puhta minana, et nii kui ma olen üksi kodus, siis ma olen nagu justkui nagu puhas mina ja nii kui ma vaatan peeglisse, siis juba on mingisugune filter peal või mingi mask peal. Ja tead, inimestel on see ka, et nad arvavad läbi mõistuse, et nad on mingid asjad siis, et nad on ebakindlad ja nad ei oska ennast väljendada ja nad on sellised ja teised on ju. Ja kui nad vaatavad, siis ma küsin, aga kallis inimene, kus sa näed seda ebakindlust? Ma ei näe mitte kuskil seda. Ja siis ta näeb, et ta ei olegi ebakindel ja ta tõestab seda iseendale. Aga ma pigem tahaks nüüd teada seda momenti ka, et kui te nüüd vaatate koos, et kuidas see käib siis, kas sa kommenteerid ikka, kõigepealt inimene vaatab ennast nagu sellise jänese näoga, seal vaatab, on üllatunud või siis on rõõmus, vahet ei ole. Kuidas sina seal kõrval siis nüüd kommenteerima, kukud ka kommenteerimist? Ma ei saa alahinnata enda osa selles kogu protsessis. Tõesti ei saa alahinnata. Ruumi loomisest kuni selleni, et ma juhatan inimest ja soovin teda ikkagi nagu tõsta tema enda silmis on ju. Mitte ma ei soovi, vaid ma teengi seda. Ja kui me vaatame seda videot, siis ta saab sellest välimusest asjast nüüd üle ja ta hakkab kuulama ennast. Siis ma ühel hetkel muidugi panen pausi ja küsin, et kuidas sa endale mõjud. Siis on hästi palju seda läbinägelikkust, et issand, ma olen nii nagu, et mida ma jauran, et see ei ole üldse nii. Ehk siis hästi palju kogetakse seda, et juba ollakse hoopis teises kohas. Ja see ongi selline, et aga mul enam ei ole seda. Või kui keegi halab või on nagu tõesti mingis ohvris, siis nähakse see ära. Et see ei toimi nagu. Ehk siis nagu see on nii nagu suurendusklaas ja kui sa midagi enda kohta niimoodi tunnistad, siis see on nagu, see liigutab sind nii teise kohta lihtsalt. Okay. Aga mul tekkis järsku selline mõte, et miks ma ei saa kodus ise teha, panen omal kaamera või arvutiekraani jooksma on ju, siis sa vist oled öelnudki, et sa oled ise endale ka teinud. Ja ma proovisin, ma nutsin ja siis ma rääkisin kõik oma valudest ära ja rääkisin plussidest ja miinustest, mida ma mingist asjast arvan on ju, ja siis ma hakkasin vaatama seda, mõtlesin, et see ei lähe tööle. See on täiesti nagu, et ma vaatan lihtsalt oma hala ja see ei toimi. Ja siis ma tean seda, et kosmiliselt on juba niimoodi seatud, et meil peab olema tunnistaja. Kui ma olen hea luuletaja või kunstnik ja ma seda mitte kellelegi ei näita ega jaga või ma oskan hästi laulda. Täpselt. Ja sellele tekib kohe teine nagu energia juurde, kui ma avalikustan. Aga seda energiat tajun mina, et ma nüüd, minu luuletused on kuskil nähtavad, on ju. Ja selle videoteraapiaga on täpselt sama asi, et inimene üksi kodus seda teha ei saa, sõbrannaga veel mitte, sellepärast, et me oleme nii isiklikud selle sõbrannale ja me ei ole puhtad ja ehedad. Ja ikkagi see nagu ruum, mida ma suudan luua, on ikkagi sellist, ma ütleks, sellist ägedat maagiat täis. Seda peab kogema. Aga kus sa seda kõike õppinud oled? Sa oled teles olnud saatejuhina, kus sa nüüd julged inimestele teraapiat teha ja neid sügavatest ja tugevatest protsessidest läbi juhtida ja kõike seda, et mida ja kus sa õppinud oled? Tead, minu taust on üldse, ma olen käinud ju Waldorf koolis. Ma olen selles mõttes pisikesest peale olnud selline metsaline ja mängisin karjääris lindudega ja üldse see minu selline nagu see vundament, see lapsepõlv on olnud hästi, ma olen olnud eraklik ja hästi endasse selline, kus olid ka igasugused Rafaelid ja Miikalid, Inglid ja ütleme, see kool üldse on hästi eriline, on ju, sest ta ei pane nagu seda meeli kinni ja mul on hästi hea intuitsioon olnud nagu terve elu. Ja tegelikult ma arvan, miks ma olen ka hea saatejuht olnud, sest ma nagu saan inimestega hästi ruttu kontakti
ja ma nagu, mitte nagu, aga ma tõesti nagu parasiitsõna. et isegi hooaega, et see on reklaamsaade, ma olen aidanud nii paljudel ennast nagu, ma nagu alati, kui inimene, ma näen, et on nagu pabinas, siis see on nii huvitav, et ma lihtsalt hingan talle. Ta ei tea, et ma hingan teda nagu temasse või seda rahu ja tulevad kõik ilusad intervjuud ja siis alati imestatakse või mis ma olen hästi palju tagasi saanud, et salvestusel ma arvasin, ma olen nii õudne nagu ja see, mida sa oled suutnud kokku lõigata, on vau. Et ma tõesti oskan seda. Olen isegi seda kusjuures öelnud. Oled? Mingit jama suust välja, vaata ei ole see muud nagu õige võib-olla, iga päev ei ole ju samamood. Ja ma jura ma ajasin endal mõtted hoopis mujal ja pärast vaatan, et mis siin juhtunud nagu on, et ma olen nagu jah, sul on täiesti õigus, sa suudad nagu natukene hüpnotiseerida on võib-olla vale sõna, aga kuidagi selle tuua selle mingi meditatsiooni panna peale ja sa hakkadki tegelikult tarka juttu ajama ise seda uskumata nagu, kuna mõtted on hoopis ajavad. Ja pärast sa näed kõrvalt seda ja näed, et jumala hästi toimis, selles on sul tõesti õigus. Et ma arvan, see teebki selle mõttes mind kui saatejuhti hästi heaks, et mul on nagu lihtne, okei, praegu ma olen hoopis teises rollis, see on minu jaoks natuke ebakindel veel on ju, aga mida ma tahan öelda, et miks ma seda teen? Ma teen sellepärast, et ma oskan seda teha. Mul on nii hea tunnetus, intuitsioon, ma tajun inimesi. Ma näen nendest läbi. Ja vahel on see nagu üliraske, vahest ülimeeldiv. Ma tajun piltide järgi inimesi. Et see on nagu, aga see on nii tavaline minu jaoks. Et ma ei ütle, et see on kuidagi nagu lapsest saadik tunnud. Kuule järgmine selgelt nägi, et ta tuleproov ootab siin neid. Üks kandidaat, halloo! Ei, ma võin seda saadet juhtida, aga mitte osaleda. Aga ma oleks hästi läbi küll ja ma oleks selles mõttes tugev. Ehk et need omadused on olnud sinuga kogu aeg, aga nüüd sa oled lihtsalt selle nagu vormi muutnud, kuidas inimestega suhelda. Just, ja ütleme, see kaamera on nii aus, ta on nii aus ja tead ju Anu isegi, et kaamera võimendab kõik. Ta võimendab inimeses head, ta võimendab inimeses halba ja kui inimene nii selgelt näeb, siis ta nagu kainestub endast ära. Ja see kainestus võib olla selline, et ta näeb, et appi, mis ma seal maas olen, on ju, ja ta nagu ütleb, et ma ei ole enam selline. Ja hästi paljud enamus ei mäleta oma vastuseid, mida nad rääkisid selles videoteraapias. Ja see on nagu omakorda nii huvitav kuulata, et oota, mida ma sellest siis nüüd arvasin. See on nagu äge. Aga võib-olla tood ikkagi mingid stampküsimused välja, mida sa ilmtingimata pead inimese käest küsima, et see ei saa ju olla niimoodi ainult, et okei, inimene tuleb sinu juurde, ütleb, ma olen praegu puntras. Või ta ütleb, et mõni tuleb järsku ja ütleb, aga mul on kõik elus hästi, aga ma lihtsalt nagu see on jumala see on täitsa super, kui keegi tuleks uudishimust, et endast rohkem teada saada. Just, see võib ka see olla, aga seda vist ei juhtu. Juhtub küll, mul oli üks väga edukas noor mees, 32-aastane, ta ütleb, et tal on igav. Ta ei eruta enam mitte miski, ta mõtles, et see on nii nagu ebamugav nagu vorm justkui, aga see on jälle see mõistuses, tegelikult on kõik jumalast tore. Et see on nii ebamugav, et ma tulen ja kogen seda. Ja siis tema sai tohutult palju enesekindlust juurde. Et ta kuulis, kuidas ta jagab, kuidas ta mõtestab asju ja talle nagu toimis see lihtsalt uudishimust. Ta ütles ka, tal ei ole mitte mingit teemat, et ta on nendega nagu tegelenud, ta on heas kohas. Äkki midagi see pakub talle see teraapia ja pakkus väga palju. Aga mingid stampküsimused ikkagi, kas sa ikkagi pead midagi lapsepõlvest küsima praegusest hetkest, ma ei tea, tuleviku teemadest? Või mis on need teemad, millega inimesed käivad suures? Et kas on nagu praegusel ajal näiteks enamus inimesed äkki lähevad, vaata, ma ei tea, kaotasin töö, lähen mehest lahku, mis iganes nagu klassikalised mured praegusel ajal, mis siis rahateemad? Ei, elatakse väljaspool ennast. See on nii kurb öelda, aga nii paljud on endast väljas. Nad ei ela enda elu, nad ei seisa oma jalgadel, neil on madal enesehinnang. Ma ütleks, et isegi suhted on hästi, et suhetega ei ole olnud, aga pigem see isiklik nagu elu ja teekond, et kuidas ma siis nagu olen ja tahetakse ikkagi sellist enesega paremat kontakti ja ühendust. Nagu enda väesse astumine. Täpselt, jaa. Aga üldiselt nagu ikkagi, kas eestlased käivad sinu juures loomulikult, et kuidas eestlane, et kui sa nüüd selle pildi maalid eestlasest, et on nad nagu kurvad või on nad nagu, läheb meil hästi või on see pandeemia meil näiteks virutanud niimoodi, et ongi inimesed
psüühiliste häiretega näiteks või kuidas sulle tundub? Ma ei tea, palju sa neid vastuvõtte oled teinud juba? Aasta oled vist tegutsenud, eks ole? Tead, ega eestlastel on kõigil alateadlik stress. Ja see mõjutab... Isegi kui kõik asjad on hästi. Ja meil on ikka see miski, sest ega see stress ja selline hirm on ikkagi selle teadmatuse ees. Ükskõik, kas me siis seda nagu oma tavateadvusega või teadliku meelega hoomame või mitte. Aga meil on mingi alateadlik stress, et kuidas nagu on ja kuidas läheb. Aga üldjuhul see ei ole üldse teema. Me ei räägi sellest, see ei. Pigem on ikka sellised isiklikud teemad. Hästi palju on muidugi need lapsepõlved ja ema ja need perekonna asjad. Aga need on kõik nii lihtsasti ära tehtavad. Päris, nagu selles mõttes, et... Mõni käib aastaid või 10 aastat käib pereteraapias, veab seal oma emast ja isasid teraapiakabinetti, lahkavad seal lapsepõlve haavu ja kes mida valesti tegi kunagi. Jaa, aga vaata... Sinulest saab selle siis 1 või 2 sensiga tehtud? Ma olen neid ümberhäälestamisi teinud, ehk siis meditatsioonis või sellises teises muutunud teaduse seisundis, kus on teatud hüpnoosi elementi, et ütleme nii, et kui inimene käibki videoteraapias, kaardistab ennast ära ja ütleb nii, paneb käed puusse, et mis edasi nagu. Siis ma ütlengi, et okei, et siin oleks vaja tegeleda selle, ma ei tea, sisemise lapsega või see ema teema tuleks ära lahendada. No üldjuhul ta paneb selle uue aja ja siis me teeme selle sisemise rännaku. See on jälle see, et mu hea mentor Kristiina Rai on öelnud, et Aveli, sul on see võimekus. Ma lähen tunnetuslikult inimesega kaasa tema lapsepõlve. Ma tunnen tema tundeid, ma tegelikult tunnen ära, kas kui ma midagi räägin, ma panen sinna nagu laen seda uut tunnet või me teeme ringi midagi, siis ma tunnen ära, kas see energia läheb läbi või ei lähe. Aga ma kogu aeg nagu toetan ja ega ma selles mõttes jällegi kuskilt ei ole manuaali, vaid see tuleb nagu läbi sellise lihtsalt kanali. See, kuhu on vaja minna, mida on vaja teha ja ma lasen ikkagi ju kliendil rääkida, mida ta seal näeb, et ei ole see, et mina juhin, vaid ta ikkagi räägib, me teeme seal nagu koos, on meeletu koostöö, et teeme selle nagu asja ringi. Mul eile just käis üks püsiklient, kellega me siis, vaata, huvitav on see ka, et ega avalduvad alati erinevad asjad, et et avaldub see, milleks ollakse valmis. Samamoodi videoteraapias. Sa näed endast seda, milleks sa oled valmis ja ma olen enamus klientidele saatnud nende video, kus nad saavad siis nii-öelda hiljem seda uuesti vaadata ja avaldub jälle teised asjad. Ehk siis see video jääb toimima ja jääb nagu näitama seda ka, et kus kohas sa siis endaga oled. Ja me tegime siis selles mõttes, see ongi huvitav, et mida vist hästi paljud imestavad, et ma ei ole tõesti õppinud. Et ma oleks kuskil holistiline terapeut või ma lihtsalt olen see, mis ma olen ja läbi enda lasen kõik. Mina usun kusjuures täiega seda, et selles uues maailmas ei ole vaja... Kõik on ise õppijad, appi. Ei, see ei ole ise õppijad, vaid läbi enda tunnetuse. Selleks, et tõestada, et ma midagi oskan, mul ei ole vaja füüsilist paberit või mingisugust nagu ametlikku mingit tõendust selleks, et ma midagi oskan, vaid ongi, meil on lihtsalt antud. Ma tean inimest, kes oskab ehitada nagu väga kõrgel tasemel oskab ehitada, ta on 0 päeva ehitust õppinud. Ehk et tast lihtsalt kanaldub läbi mingi keegi vello, kes ehitab, on ju. Ühesõnaga, ärge käige koolis. Ei, aga ma vaatasin, et sa oled ise tegelikult ikkagi alustanud sellest, et sa oled käinud psühholoogi juures, kellel ikka mingid, lugesin kuskilt, on ju, selgelt nägija võimed. Psühholoogist selgelt nägija võimet. Mul on üks terapeut olnud aastaid ja aastaid, kelle juures ma käisin iga kuu nagu kord kuus on ju aasta otsa. Ei, see ei ole. See on üks teine, kes ta tõesti ei soovi reklaami, aga ta on siiamaani mulle selles mõttes kogu aeg toeks ja abiks ja kui ma talle helistan või temaga kokku saan, siis mul läheb pilt jälle selgeks, sest ega mina ju täiendan ennast samamoodi, et mul on ka täna õhtul nii-öelda jälle üks praktika, mida ma teen, et ma kogu aeg tuunin ennast samamoodi. Ja ma mõtlen Kristiina Raie praktika pluss siis need eraviisilised asjad ka. Seda ma mõtlengi, et see sai alguse ikkagi sealt, et sa ei olnud niidi potsti. Ja ma olen konstellatsiooni õppinud, aga mitte nagu täis. Seda tahamegi nagu välja imeda nagu. Aga see minu jaoks ikka nagu okei. Ja kõiki neid teadmisi, ka konstellatsiooni teadmisi just eilse kliendiga samamoodi avastasime täiesti huvitava asja, tegime asja korda nii-öelda selle rivi ja tegime veel sinna otsa selle ümberhäälestamise ja täna ta andis mulle teada, kuidas ta ennast tunneb, on ju, siis ta on täiesti teises kohas. Aga ma lihtsalt aitan seda teha, aga inimene ise ikkagi läheb
läheb protsessi. Teed ise ära. Aga mis hetkel inimesel tekib see tunne või sinul, mis sul juhtus siis, et sa tundsid ühel hetkel, et mul on vaja mingit kõrvalist abi? See hakkas ikkagi ju sellest. Muidugi, ma olin ikka käpuli maas. Samamoodi. Alustame sellest. Mina alati arvan, et psühholoogid on ise need, kes on ise hädas ja siis nad hakkavad seda uurima ja siis nendest saavad psühholoogid sama siis igasuguste muude tegijatega. Mul oli lihtsalt isiklikus plaanis, ma olin, selle mõttes on ikkagi hea, et ma olin samamoodi enesearmastus, enesest mingi täiesti kaugel, elasin mingile suhtele, on ju, aga see ongi see, et aga mina, et seda mina ei olnud, seda nagu tervet mina. Ja siis ma mõtlesin, et ma pean midagi teha, ma suren ära või ma pean nagu lihtsalt hakkama endaga tööle nagu päriselt. Ja siis ma aasta otsa ikkagi võtsin selle, et ma iga kuu käin, ehitan ennast üles, me tegin väga palju meditatsioonipraktikaid, veel selliseid asju. Aga kuidas sa satud õige inimese juurde, kus sa leiad selle? Ma võin ka täna mõelda, et issand jumal või vaataja praegu istub seal, mõtleb, ma olen täiesti vastu seina surutud, aga ma ei tea, kus. Nii palju on erinevaid meetodeid, erinevaid teraapiaid. Aga millega heliseb ikkagi näiteks, kui ma näen mingit inimest, kui ma kuulen teda ja kui mulle tema energia kõnetab, kui ta meeldib, hääl on meeldiv või visuaal on meeldiv ja ma nagu tunnengi sellist tõmmet, siis järelikult see on õige inimene sinu jaoks. Okay. Järelikult on õige. Ehk et paned näiteks terapeut, paned Google'isse ja hakkad neid pilte seal lappama ja kes meeldib, siis sinna juurde läheb. Ei, no hea on ju see ka, et nii palju soovitatakse, et kus sina käid või mida sa teed. Ja küsida sõpradelt. Täpselt, et see on tänapäeval minu meelest nii normaalne, kui meil on nii-öelda see mentor või keegi, kellele toetuda, kui meil on raske. Ja tänapäeval vist on läinud natuke paremaks ka see, et julgetakse küsida oma sõpradelt. Ma mäletan, ma olen väga suur teraapia fänn ja ma mäletan ikkagi palju aastat tagasi, kui ma olin trammis ja siis rääkisin telefoniga ja ütlesin siis kõva häälega välja, et et ma sõidan praegu psühholoogi juurde. Siis nagu mitu inimest mu kõrvalt keerasid ja või nagu natuke taandusid ja mu sõber küsis sealt telefoni teiselt pool toru, et nii hull on kohe seis. Ehk et nagu, et paar aastat tagasi, ma arvan, see oli rohkem kui paar, see oli ikkagi 5 aastat tagasi. Et siis oli nagu see, et ma ei julgenudki küsida oma sõpradelt, et kuule, kelle juures sina käid. Aga praegult on vist see seis ikkagi väga palju parem, et see on nagu, et on nagu normaalne või uus mood käia teraapias endaga tegeleda. Vähemalt mulle tundub nii. Just, aga mina olen jälle see, et ma olen hästi vähe võtnud igasuguseid nagu terapeute. Mõtlen, kui ma tegin selle Teekondi Sendeni saate, ma ju puutusin kokku väga paljudega, on ju. Ja kõik, ma sain ju enda kohta ka väga palju teada, et sellel ajal mul oli uudisimu sellest, aga ma ei näiteks õudselt lappab praegu see mõte, ma tahaks kõike rääkida. Sa tahad nii palju rääkida, ei tea, kust otsast alustada, ma tean seda tunnet. Nii. Et siis, kui ma telesse sattusin, ega ma ei arvanud ju, et ma hakkan saatejuhiks. Ma alustasin toimetajast, ma olin Teet Margne saadete toimetaja ja siis olin Tuuli Roosma mingi ühesõnaga, ma olen ju väga palju saateid toimetanud enne, kui Vigla ütles, et kuule, okei, et on ekraanile ja siis tulid juba teised Merike Veskus režissöör, et nüüd teeme seda saadet ja et see kõik on nagu, et ma ei ole mõelnud, et mul on nagu missioon, et ma pean raudselt saama nagu saatejuhiks, vaid see on kuidagi kasvanud. Ja samamoodi ma ei ole kunagi endast arvanud, et ma hakkaksin näiteks inimesi aitama. Ma ei pea ennast terapeudiks, ma olen lihtsalt nagu toetaja. Nagu väga tagasihoidlikult ma tunnen ennast. Ja kui inimene tunneb, et ta tahaks minu juurde tulla või seda kogeda, siis on õige asi. Okei, oota, tee enesereklaami ka siis natukene, et no kus paned lihtsalt Google'isse... Oot, me hakkame lõpetama juba. Ei, et panedki sinu selle siis nime ja... Ega sul on mingid, kui panna Google'isse Aveli Jänes, siis seal tuleb igasuguseid hambaarste ja sul on vist keegi väga spetsiaali. No, ma arvan Aveli Jänese nimega mitmeid inimesi, sest ma mõtlegi, et tuleb nime kaima, et kuidas nad nüüd sinuni jõuavad? Olemises.ee on minu koduleht, nii-öelda selle videoteraapia minu selline see töö, mida ma teen hingega, mis mulle nagu meeldib, et see on olemises.ee. Facebookis on samamoodi olemises, Instagramis on olemises. Ma leian, et seda on mõistlik jagada, sellepärast, et see küsimus tekib nii või naa inimesele, et miks me teeme nüüd, mängime kassi-hiire mängu ja siis ta hakkab siin praegu otsima, eks ole, et oleme siis ausad, aga ma ikkagi tahaks takerduda veel kord selle sinu selle esimeste sammude juurde ja selle psühholoogi juurde, et kas
kas see tuli ikkagi siis läbi mingite tuttavate või läbi kuskilt saatekülalise, et nüüd sa vaatasid, et okei. Mina ühe sõbranna kaudu, kes ütles, et tal on väga hea nii-öelda selline terapeut, kus ta käib ja siis ma kuidagi tundsin, et ma tahan ka tema juurde minna, sest see sõbranna oli minu jaoks selline äge ja inspireeriv. Et ma tahtsin nagu teada, kus ta käib ja kuidagi saada sama ägedaks ja inspireerivaks. Absoluutselt. Ja siis ma läksingi ja täiesti õige inimene. Aga sa rääkisidki nii põnevalt, et sa käidki korra kuus, nagu, et see on nagu mingisugune... Jah, tookord käisin aastal 2013. Enam ei käi. Nüüd ma käin hooti, selles kui ma tunnen, siis ma vahest nagu helistan talle või me teeme mingi kõne või siis ütlengi, et nüüd tahaks tulla. See on nagu tehniline hooldus, vaata. Absoluutselt. Käid korra natuke timid. Ja, sest sa oled ju endaga ka kokku jooksnud ja siis mõtled nagu, ma ei näe lahendusi, ma ei näe, ja mõistus räägib mingit lugu ja sa ei näe sellest välja. Siis on jube hea, kui kõrvalt vaatajale saaks jagada ja mingeid uusi vaateid üldse märgata. Aga ta oli sinu jaoks täiesti tundmatu inimene, on ju? Ja. Sest mida me naised ju tavaliselt... Internetis seda ka ei leia. Ma pressin seda selle nime välja. Et mida me tavaliselt ju teeme, kui on mingi jamps on ju või mingid suhetes või tööelus või ükskõik millega see, mida me teeme sõbrannadega, kui hakkame kohe plak. Võtame veini ja võtame šampanjat. Et see on ju ka teraapia vormidest, eks ole. Aga küsimus on see, kui palju ta edasi viib sind. Kui see on luupimine ja lihtsalt kellegi maha tegemine või õiendamine, ja siis see viib või siis selle ohvriloo nagu täitmine või ohvriloole nagu veel energia juurde ja hoogu juurde andmine. Et siis sõbrannad nagu kaagutavad kaasa ja tõepoolest sulle tehti liiga ja see mees on nii nõme ja bla, on ju. Siis ta nagu ei vii edasi nii kuidagi. Ja, aga tänapäeval on ka see, et inimesed on nii palju edasi arenenud, et ainult ei klatšita sõbrannade vahel. Vahel nüüd ma olen tähele pannud, et jube hea on, kui sõbrannadest keegi saab sinuga lihtsalt rääkida. See rääkimise vajadus on nii suur. Sa ei peagi võtma mingit seisukohta. Sa ei pea kedagi süüdi mõistma, seal kellegi pooli võtma. Ja tegelikult, mis ma olen tähele pannud, rääkimisest on inimestel vajaka. Ma tegelikult jällegi, ma räägin lihtsalt siia juurde, selle videoteraapia juurde, et üks on see, et ma teen neid loovaid tervendavaid ümberhäälestamisi on ju. Ja siis mul tegelikult sündis täiesti vajaduspõhiselt üks programm, mida ma pakun inimestele. Ja see on selle sama jagamisega seotud. Inimesed käivad kursustel, käivad kuskil retriitidel, nad tulevad tagasi, nad vajuvad ära. 3-4 päeva nad võivad olla ja teha ja hoida seda energiat, aga siis on kuidagi see, et nad nagu vajub ära. Ma ei tea, ma arvan, et olete märganud seda ise ka. Et ei suuda nagu hoida seda olemist. Ja nüüd on see, et mul on programmis olnud praegu 3 inimest ja jällegi algab kõik enesekaardistamisest ja nüüd näiteks ta võtab selle ühe teema, näiteks ülemõtlemine, tal on see teema, et teda häirib see ülemõtlemine ja siis ma annan talle mingid juhised ja ta vaatab terve päeva oma seda ülemõtlemist, aga energia on kogu aeg endas, see kogu tähelepanu kogu aeg endas, vaatab ülemõtlemist ja teeb mulle õhtul video jagamise sellest. Ehk siis see on samamoodi, et sa kasutad videoteraapilist elementi. Ta teeb mulle sellise kuni 10-minutilise jagamise ja mina annan talle hommikuks jälle tagasida. Mida ma näen, nüüd vaata seda kohta või ja ühesõnaga niimoodi 6 aega järjest. Ja tead, see on toonud nii ägedaid shifte inimestel. Ehk siis me vajame jagamist ja kui see inimene, kellele sa jagad oma päevast, oma mõtetest, on võõras või sa tead, et ta on sulle sümpaatne ja sa nagu avad talle ennast, siis ja sa saad veel tagasida, et juhendamist või ma ei tea, mingid lisa selliseid ülesandeid, see on nii äge. See on okei, et me oleme nagu, ma ise tahaksin seda kogeda, et mul on näiteks mingi teema või on näiteks 3 suurt teemat ja ma nüüd iga päev näiteks vaatleksin ja keegi juhendaks mind seda vaatama. See on nagu nii tõhus. Et mul on kogu aeg see tähelepanu endas. Inimene ei põgene ära ja see on nii äge. Aga kas sinu need, sai selgeks, oli nagu aru saada? Ma sain aru, mis sa mõtlesin, kus ma selle aja võtan, et siis seal, et ma tahaksin, kui ma lõpuks koju jõuan, ma tulen nüüd maa peale, räägin tavalistest inimestest, et ma tulen lõpuks sinna koju, siis ma lihtsalt tahaks olla. Ma ei tahaks enam suhelda, see on ikkagi suhtluse vorm, on ju, ma pean midagi tegema. Ei, sa pead tegema endast video kas või voodis ja rääkima. Minge seinele. Kuidas kas või voodis?
Te ei taha seda videot. Sa ei ole sihtrühm lihtsalt. Ma saan aru. Kindlasti olen ja vajan väga abi, aga vaata, ma enam ei tahaks. Vaata, ma ei taha kunagi kodutööd. Vaat seda ma olen tähele pannud. Ma teen seda loomulikult vajadusel, aga tegelikult ma ei tahaks sellist kodutööd. Ma tahaks käia kuskil nõustaja juures, abi saamas, kursustel, lähen keeltekursustele, midagi uut õppima. Ma ei taha, et mulle antakse mingi patakas asju, mida ma pean veel kodus läbi tegema. Ei, see ei ole patakas asju, vaid sa pead lihtsalt rääkima näiteks, kui sinu teema on ülemõtlemine, siis sa vaatled seda ülemõtlemist. Okay. Seal on nüansid, mis ma siis annan nagu veel vaadelda, aga need ei ole nagu kirjalikud ülesanded. Vahest on kirjalikke ka. Aga see tuleb jällegi nii personaalselt, et kuidas on vaja. Ei, loomulikult. Ja ma näen praegu, et see on nii oluline ja vajalik nende inimestele, kes on seda nagu vaja. Aga ma loen siit ridade vahelt ikkagi välja seda, et kas inimesed ei vaevle suhtlemispuuduse käes järsku. Tead, nad tahavad jagada. Me tegelikult tahame jagada enda sees olevaid mõtteid. No, aga miks sa ei lähe jaga siis seda oma abikaasaga, armsamaga, kellega on leevad ühte kappi pandud? Kui see suhe on teineteist toetav ja selles ilusas armsuses on kõik võimalik. Ta palju ei osata kuulata. Muidugi hakatakse kohe õpetama, nõu andma, tühistama. Just, ja me ei näe, mis on nende sõnade taga tegelikult. Keegi ütleb, kuule ära hakka jälle või et sa jälle mõtled üle näiteks, aga võib-olla ma tahan ainult jagada, et võta lihtsalt vastu, siis tegelikult seda on nii raske luua, kui sa oled nagu paari suhtes ja teil on kogu aeg ühtemoodi olnud, et kuidas nüüd järsku saaks teistmoodi minna. Inimesed tahavad hästi kiireid, tänapäeval on see elu on hästi kiire, tempo on ju, kõigil kunagi aega pole. Kas see videoteraapia on selline, et ühe korra käin tehtud või siis on niimoodi, et näiteks ka sina rääkisid, et sa käisid aasta aega järjest iga kuu või et ongi, et kas see videoteraapia on midagi sellist, mis on ühe korra tehtud, kiire meetod või siis sa ikkagi püüad neid inimesi niimoodi, et nad käiksid sul aasta aega järjest või mis iganes periood järjest teatud aja tagant. Ja eestlaslik küsimus, kui kallis see on? Ühesõnaga, videoteraapiat võib võtta täpselt nagu ekspress, selles mõttes kiire, lihtne, sa saad teada ja paned uksest välja ja hakkad elama ja mõtled kõik, mis infot sa enda kohta said, on ju, ja paned selle enda kasuks tööle. Seda ma ei ole teinud, et ma nüüd iga näiteks kuu kellegile teeks videoteraapiat, vaid pigem ikkagi ma teen midagi muud ja siis näiteks mul on üks füsiklient, kellega me tegime ka mingi konstellatsioonivõtteid seal ja mediteerisime ja siis ta rääkis midagi ja ma tundsin, et oota, ma panen kaamera käima, sa pead kuulma seda, kuidas sa räägid. Et ma kasutan neid ikkagi nagu vastavalt sellele tundele ja vajadusele. Et hästi huvitav, üks naine ütleski, et ma ei ole ju meesenergias või ta ei taju üldse, et ta on meesenergias. Hästi huvitav nagu. Ja siis mõtlesin, et ma näen ju. Ja siis ma panin kaamera käima, lasin tal rääkida ja vadrata ja siis ta pärast tunnistab, et issand, aga ma olengi. Ma olen täiesti meesenergias. Aga me ei adu seda, ta ei näe seda. Nii lihtne see ongi. Ja kodus sul ei tule üksi välja, sõbrannaga sul ei tule see välja. Sest nad teavad ja tunnevad siin nii hästi juba sinu lähedased, nad ei hakka sulle seda ütlema, sest nad on ju harjunud sinuga. Ja võib-olla nad ei tee kriitikat ka, sest ma oskan armsalt kriitikat ka teha. Valus. Okei, aga no eestlane küsib ikka, et kas selline asi on nagu kallis, et sa ei pea enda ütlema praegu lihtsalt, et kas see on nagu mul on saadete lõpus tulnud ikkagi küsimusi, et kõik te seal vatrate on ju, aga see on nagu natuke nagu selline elitaarne. Ei jõua endale lubadest. See on natukene üle 50 €. See on kõigile, ma arvan, taskukohane, kui on huvi endasse investeerida. Et see on ikkagi see, et see on sinu enda jaoks. Sa saad midagi, mida sa mitte kuskilt mujalt ei saa. See on täiesti seeritav. Ma olen massööri juurde maksan sama palju. Täpselt. Et see on taskukohane, ma arvan. Ja üks seanss on siis umbes tund? Mis asja, kõik istuvad seal nagu ikka 3 tundi. Kõik tahavad, tunniga ei saa midagi. Et ütleme, et 1,5 kuni 2 tundi. Aga keegi taha ära minna pärast, Sest sa oled liiga õdusa pesa seal loonud. Kus sa üldse võtad vastu? Kalamajas. Sul on mingi oma ruumid? Oma siukene. Aga kuidas teha, siit lipsas läbi selline huvitav asi ka, et kriitikat teed ka, kuidas teha pehmet kriitikat, nii et inimene ei solvuks? Sa näed läbi, ta on
et see inimene on rumal näiteks. Ma toon hästi lihtlabase näite, et on rumal, ta on mingites asjades täiesti nagu kinni, näeb ainult klappidega asju. Kuidas seda pehmelt öelda nüüd, kuule, et sa oled ikka täitsa loll, et avardama maailmavaade. Oota, ma mõtlen, aga kui ma seal teen seda, ma ei mõtle, kuidas ma seda teen, on ju. Et kuidas nagu pehmel moel ja võib-olla mingi lihtne harjutus meile, kas siin televaatele või siis meie saatevaatajale ka, et nii kaua sa saad seda mõelda, kuidas pehmet kriitikat teha, et võib-olla lihtne harjutus ka, et no tõesti ma tunnen, et nüüd vahel tunned on ju, et nüüd on piir käes, nüüd ma enam ei suuda, et tahaks karata püsti ja ma ei tea, karjuda nagu gorilla või teha midagi hullu, aga ma ei saa ju seda endale lubada, eks ole. Et mida sellises situatsioonis, kas on mingit lihtsat nippi, et ma tean, et hingamine ja kõik need asjad, mis meile on siin õpetatud saadetes, aga kas on mingit sellist kiiret nippi ka, et ma saaks sellest maha rahustada? Ma arvan, paljudel on seda vaja. Ma millele nüüd vastan selle esimesele. Jaa, vasta selle esimesele. Hästi hea on tegelikult, kui me vaatame seda videot üle, siis on ikkagi see, et ma küsin ikka, et kas sa näed, et sa oled siin? Kas sa näed, et sa oled loll? Ei, kas sa näed, et sa oled nagu piiratud mõtlemisega, et aga ma ütlen seda, ma ei oska öelda, et näiteks, aga ma kuidagi, tead, ma ei oska seda öelda. Sa oled natuke nii piiratud. Ei, aga tead, mis aitab hästi, kui ikkagi nagu, kui ma suudan inimese vaadet nagu laiemaks tõmmata, siis ta juba nagu ise näeb, et ta on võib-olla kuskil kinni. Aga tead, minu juurde ei jõua need inimesed, kes on nii vajavad kriitikat. Et ma nagu kohe ütleksin, aga vahest on see selline väike selline, kuidas ma ütlen? Nagu väike sutsakas või näfakas on ka vahel hea, et meid maa peale tagasi tuua. Ja vahest tuleb öelda. Või siis näiteks, et kui keegi on väga tugevas ohvri rollis, kui nagu ketrab mingit lugu, kuidas talle tehakse liiga ja siis nagu, et ongi, et kuuleke, et vaata, et nagu kuidas öelda. Mis ongi see, et kas sa näed, et sa ei võta vastutust näiteks, sa ei taha üldse vastutada. Aga ma arvan, et see toon, kuidas sa ütled, on olulisem, mida sa ütled. Aga sa riidu nagu ei ole läinud, et tõesti ütledki inimesele, ei nagu vahel võib, sa näed, et inimesele ei jõua kohale, siis ta ütled, kuule, palun, ole nüüd inimene, võtta ennast kokku. Või siis on vastupidi, et sina ütled ausalt ja teine vaata nii solvub ja ütleb, et tead, mine sa ka kuu peale, sa ei tea midagi. Ärge minge sinna siuksed asju ei ole. Me oleme Okei, sellised asju Aveli Jänese juures ei juhtu, olge rahulikult, kedagi kuu peale ei saadeta, aga mingi lihtne rahunemise nipp, kui juhe on koos. Ma olen tohutult kõva mediteerija. Ma olen aastast 2000, ma arvan 7, kui ma läksin enda selle terapeudi juurde, sealt ma hakkasin tegema väga sügavaid selliseid meditatsioone, neid rännakuid on ju. Tema õpetas siis sulle? Ja, tema juhendamisel. Ja siis kuidagi, siis jällegi see, ma ütlen 2007 vist oli, või 2013 oli ikkagi see, kui ma hakkasin käima, siis tuli kuidagi mu ellu jälle sellised sõbrannad ja tuttavad on ju, kes tulid oma piltidega ja et kuule vaata seda, et või siis teeme seda nagu rännakut, mida ma seal õppisin on ju, mida mul ütles ka, et Aveli, palun jaga seda meetodit ja tee seda. Ja siis ma tegin seda ka inimestele. Ja siis ma õppisin nii-öelda Kristiina juures seda süvapraktikaid ja asju ja ma olen mediteerinud üle, ma ei soovita seda, see on väga ebameeldiv tunne. et ma olen tänaseks hästi, ma suudan minna ikka niimoodi, et ma kogen ennast vaimuna oma kehas. Et ma saan aru, et mul on keha nagu seljas ja sellest see tundub nii spooky jutt ilmselt. Seda hirmuäratud hetkest tundus isegi. Sa saad aru, ära mediteeri üle, siis ma lähen nii sügavuti juba. Ja ühesõnaga, et ma olen teinud hästi kõvasi praktikaid ja ma mäletan seda, et ma käisin jalutamas ja ma saan aru, et ma olen ma räägin oma kogemusest seda nippi nii-öelda ja ma saan aru, et ma olen häires. Ma olen täiesti häires ja ma ei saa aru, mis mul viga on. Nagu kuskil on täiesti error sees. Ja siis ma mõtlesin, et okei, minu jaoks on hästi oluline toetav ruum. See on esimene asi. Sul peab olema toetav ruum, näiteks toetav kodu, kuhu sa lähed, kus on korras, kus on puhas. Ma olen eriti see, et nõud ei saa kraanikausis olla, sest ma ei saa siis lõdestuda. On ju. Et mul peab olema nagu hea ja õdus olla. Ja siis on see, et ma läksin samamoodi, lihtsalt istusin endaga maha, olin endaga ja nagu täiesti viin ennast nii kohale oma kehasse, et okei, kallis keha, ma olen nüüd siin.
nüüd on aeg lõdvestuda, hakkasin kehaga rääkima ja siis liikusin mõistuse tasandile, nii kallis mõistus, ma kuulan sind ära. Ma olen praegu siin vaatama nagu mida sa tahad, et ma nagu teaksin, et mis see häire on ju mõistuses on ju, et mis see siis on praegu. Ja ma sain mingi tohutu taipamise seal, ma praegu ei mäleta seda, aga see oli mingi lapsepõlve teema. Ja ma vajusin, mitte ei vajunud, aga ma nagu laskusin nii sügavale sellisesse enesekeskmesse või enda sisse, et ma nagu olin nii ühenduses iseenda ja kõige muuga, nagu muu maailmaga, aga siis see on nagu nii ebaoluline. Kui sa seal oled, siis see on see, et nagu see on nii kuidagi nagu tavaline. Ja see aitab, et ma arvan, et me võiksime kõik olla enda jaoks rohkem olemas. Minna oma kehasse, saada aru, et näed, kallis keha, ma olen siin, et teadlikult ennast hästi kohale tuua. Nii kallis mõistus, praegu sa võid puhata, kõik on turvaline. Ma lihtsalt olen siin, ma kuulen sind ära. Ja lihtsalt olla. Rahuneda. Et me tihtipeale otsime seda hoidmist väljastpoolt, aga tegelikult me saame ise ennast ära hoida. Ja, täpselt. See on nii ilust öelda. Ja, saame ennast ise ära hoida. Hoida, otsime hoidmist väljastpoolt, issand, ma selle kirja panen. Aga me leiame selle. Vaata, sa tsiteerid mind. et see on küll see hoidmise teema just ja me saame seda kõige paremini ise teha. Me saame seda ise teha, me ei saa oodata seda väljast, et kuulame ise ennast ära, kui me oleme häires, võtame selle pausi, oleme kas või 10 minutit endas, ärme põgene ära, ärme ole endast väljas, oleme endas. Just, ära ole endast väljas. Ole endas, kui tore. Kuule, aitäh, aeg lendas nagu imeväel jällegi, et aitäh, et sa tulid ja kutsumast. Ja täiesti imeline nagu muundumine inimesest, keda ma nagu varem teadsin ja tundsin ja hoopis teine aspekt, et minu jaoks see näitab ka seda, et inimene saab oma elu ja jooksul siis väga mitmeid, vaata kui põnevaid. Ühe elu jooksul mitu elu. Just, et sa oled ehe näide sellest. Nii tore. Ja. Areneme ja kasvame. Ja. Nii suur rõõm oli, aitäh teile. Ja, aitäh ja olgem siis kõik, hoidkem ennast, ise ennast. Olge endas.